tere hooandja, aitäh sulle juba selle eest, et sa seda videot praegusel hetkel vaatamas oled. Kutsume sind üles tegema ajalugu. 4 Eesti meest, mina. Nii et Martin, me oleme maailma esimesed praegu. Martin. Õnneks kontrollisime olukorda. Rait. Äge, õige, aga üks peab lõpetama. Meil on plaan ellu jääda. Ja Hillar. Ma tahan seda protsessi nautida seal. Me oleme minemas maailma raskeimale ja pikimale aerutamismaratonile. Yukon 1000 miili. On kiire vesi ja suured lained. Meie mõistes tähendab see 1600 kilomeetrit aerutamist Yukoni jõel. Lähme. Sõidame me Kanadast USA-sse, ehk siis lihtsalt öeldes läheme aerutades Alaskale. Aga midagi lihtsat seal kindlasti ei ole. Meie eesmärk on näidata, et kõik on siin maailmas võimalik. Tegemist on ellujäämisultraga, kus kõrvalist abi kasutada ei tohi. Ja tegelikult sa seda kõrvalist abi kasutada ei saagi, sest see võistlus Yukoni jõel toimub täiesti metsikus looduses. Seal ei ole inimasustust. Levi, mobiililevi puudub, internetilevist rääkimatagi. Sa lähed selleks 10 päevaks justkui täiesti teisele planeedile. Peale karude, huntide, põtrade, sellel territooriumil lihtsalt kedagi kodus ei ole. Seal on muidugi suur võimalus karuga kokku saada, aga ma ei karda karu. Inimesi elab seal võrreldes karude, huntide, põtradega 10 korda vähem. Tegemist on täiesti metsiku loodusega, kus me ellu jääma läheme. 1600 kilomeetri läbimiseks on aega antud maksimaalselt 10 päeva. Igal aastal laekub korraldajale tuhandeid avaldusi, aga sellele ellujäämisultrale pääseb lõpuks peale 30–40 alust. Samas ei lähe meist keegi seda sõitma nii, et oleksime äsja tugitoolist tõusnud. Me kõik oleme vähemalt korra läbinud Kanadas 715 kilomeetri pikkuse võistluse, mille head tulemused avasid uksega nüüd selle ulmeliselt pikale ultrale. 1600 kilomeetrit on tõesti sama pikk maa, kui sõita näiteks Tallinnast autoga Prahasse, aga auto asemel on meil kasutada aerud ja kajakid. Hea hooandja, just sinu abiga saame teha ajalugu. Mitte kunagi varem, mitte kunagi ei ole ükski eestlane maailmas sellel võistlusel osalenud. Aerud on meil olemas, kajakid on olemas, pääse on taskus. Nüüd on selle samale aerule vaja lihtsalt natukene hoogu juurde. Me oleme tänulikud igasuguse toetuse eest ja viime üheskoos sinimust-valge lipu aerutades Alaskale.